Tere! Kuidas sul läheb? Tänases videos tahan ma sulle näidata ühte tuharavalu ja javavalu põhjust, mida sageli aetakse segamini istmiku närvivalu ja puusaprobleemidega. Ma tahan sulle näidata, kuidas testida, kas see on sinu valu põhjus ja kuidas seda probleemi leevendada. Kui sa mind veel ei tunne, siis mul on hea meel tutvuda. Mina olen doktor Aleksander Mota, olen füsioterapeut ja osteopaat ning mul on väga hea meel, et sa siin oled. Vaata seda küsimust. Lucia kirjutas. Mul on tugevad valud istmiku närvis ja lülisambas. Tunnen, et lihastes on palju gaasi. Mida ma peaksin tegema? Aita mind palun. Aitäh. Ma olen juba teinud mitu videot, kus räägin istmiku närvi probleemidest ja puusa probleemidest. Ja asi on selles, et paljud inimesed teevad harjutusi, saavad ravi, võtavad ravimeid. Ja tundub, et need valud ei kao kunagi. Või siis kaovad, aga tulevad tagasi. Asi on selles, et sageli on probleemiks üks lihas, mida nimetatakse nimme nelinurklihaseks. Ma tegin siia kiire joonistuse, vaatame koos. Kujuta ette, et sa vaatad kedagi selja tagant. Siin on meil vaagen, ristluu, lülisamba lõpp. Siin on nimeosa lülid ja siin on rindkere lülisamba viimane lüli ning viimased roided. Ja see lihas, nimme nelinurklihas, asub täpselt siin, nimme osa lülisamba kõrval, ühendades roided ja vaagna. Ja alati, kui kehas on tasakaalutus, hakkavad mõned lihased pinget koguma, muutuvad jäigemaks ja valulikumaks. Ja hakkab tekkima nähtus, mida nimetatakse siirdevaluks, mis tähendab, et valu ilmneb teistes kehaosades selle lihase tõttu. Ja siin näed sa siirdevalukaarti. Valu, mida võib põhjustada see lihas. Lihas, pingete kogunemine nimme nelinurklihasesse. Pane tähele, et see valu on just see, mis tuleb selgroost ja liigub tuharasse. Ja paljud spetsialistid ja inimesed ütlevad kohe, et see on istmiku närvi probleem. Ja kui sul on veel kahtlusi, siis mäleta, et ma salvestasin video, kus ma näitasin, kuidas istmiku närvi testida. Ma jätan selle siia kaardile, et saaksid pärast seda videot vaadata. Ja selles teises kaardis, mis samuti näitab siirdevalu samast lihasest, on näha seda valu puusa küljel, mis liigub reie poole. Mõnikord, ja mida sageli aetakse segamini puusaprobleemide, keskmise tuharalihase kõõluse põletiku, puusaliigese limapauna põletiku või trohanteri limapauna põletikuga. Nii et kui sul on nendes piirkondades valu ja tundub, et miski ei aita või et miski ei aita pikalt, siis las ma näitan sulle, kuidas testida, kas just nimme nelinurkne lihas põhjustab neid valusid ja kuidas sa saad olukorda parandada. Selle lihase testimiseks tuleb teada, kas ta suudab venida, kas ta on piisavalt painduv. Kui lihas kogub pinget, siis ta ei lase sul liigutust teha. Ta hakkab liikumist piirama, kas siis valu tõttu või lihtsalt pinge pärast. Tundub, nagu miski hoiaks liikumist kinni. Las ma teen siia enda peale kiirelt ühe joonise, et sa saaksid aru, millised on need liigutused ja kuidas see test välja näeb. Te ei kujuta ette, kui raske on enda seljale joonistada, aga vaadake, kuidas välja tuli. Saab aimu küll. Lähme edasi. Nelinurkne nimmelihas on olemas mõlemal pool, paremal ja vasakul. Siin joonistasin ma ainult parema poole, nii et kujutame ette, et valu, mida ma tunnen, on paremal pool. Või see väike valu, mis kiirgab tuharasse, või see valu, mis kiirgab puusa. Selle lihase testimiseks on meil kaks võimalust. Esimene on lihtne. Paned käed puusadele ja tuled siia selgroo lähedale. Otsid tundlikke kohti, valupunkte. Kui leiad koha, mis on väga tundlik, justkui oleks vigastatud, või siis triggerpunkti, ehk siis kui sa vajutad sellele kohale, see tekitab valu uuesti. Valu on tuharas, valu on puusas. See on juba märk sellest, et jah, valu, mida sa tunned, on põhjustatud nimme nelinurksest lihasest. Teine viis selle testi tegemiseks on proovida seda lihast venitada. Selleks seisa püsti, hoia käed siin jala kõrval ja kalluta end paremale ja vasakule, et näha, kui palju sa suudad alla minna. Seisa püsti, hoia käed keha kõrval ja vaata, kui kaugele sa suudad ulatuda. Lase end alla, nagu prooviksid põlve külge puudutada. Kalluta paremale, kalluta vasakule. Pea meeles, et valu on paremal pool, nii et kui nimme nelinurkne lihas kogub pinget paremal pool, siis kui ma kallutan teisele poole, kui ma kallutan vasakule, tunnen, et midagi on siin seljas, mis takistab liikumist, nagu tõmbaks tagasi.
Või siis tunnen valu, kui kallutan vasakule. Tundub nagu veniks midagi, mis on vigastatud. Valu on paremal pool, sa testid seda, kallutades vasakule, lastes vasaku käe alla, nagu tahaksid põlve puudutada. Kui sa suudad vasakule poole palju vähem alla minna, või kui alla minnes tunned, et kisub selja tagant või tunned valu. Jah, see on märk sellest, et probleemiks on nimme nelinurkne lihas. Ja ma olen ka juba öelnud, et see liigutus, kus kallutad ühele või teisele poole, on seotud ristluuga. Ma jätan siia kaardile teise video, kus ma näitan, kuidas parandada ristluud ja ristluu niude liigest. Esimene viis selle probleemi parandamiseks on otsida täpselt see kõige tundlikum punkt. Kui sa selle leiad, siis hoia seal kerget survet. Ma tahan, et see tekitaks kerget valu või veel parem üldse mitte valu, eks. Kui tunned tugevat valu, siis surud sa liiga tugevalt, lõdvesta sõrme, lõdvesta see surve, tee kergem surve. Kui tunned palutavat kerget valu või veel parem üldse mitte valu, siis hoia seda survet ja kalluta veel samale poole. Hoia seda survet siin, 90 sekundit. Kui sa tagasi tuled, märkad, et punkt on pehmem, vähem pinges ja valu on oluliselt vähenenud. Seda harjutust või korrata kuni 3 korda. Kui leevendus tuli, vajuta tugevamalt. Kui valu tuli tagasi, kalluta, oota. 90 sekundit ja tule tagasi. Ning võid korrata 3. korda. Mine veel sügavamale. Kalluta, oota. Kuni valu väheneb, oota. 90 sekundit ja tule tagasi. Ma olen ikka veel sellest joonistusest üllatunud. See oli väga raske. Inimesed, hinnake seda. Tellige kanal, aktiveerige kelluke ja valige kõik teavitused, sest see pole lihtne, eks. Teises harjutuses masseerid neid lihaseid. Masseeri mõlemat poolt, kasutades käenukke. Kui sa käe rusikasse surud, tekivad need väikesed kondid tipud ja need sobivad suurepäraselt selja masseerimiseks. Seejärel asetad need käenukid mõlemale poole, võid masseerida ülevalt alla ja võid masseerida ka ringjate liigutustega. Tee seda massaaži 30 sekundit või kuni minut. Kui tunned seda mõnusat tunnet, seda lõõgastust. Massaaži ja ühe lisasoovitusega. Proovi, mis sulle paremini sobib. Kas teha seda massaaži seistes, istudes või hoopis kõhuli lamades. Iga inimene on erinev, nii et katseta ja vaata, mis sulle kõige paremini sobib. Ja paljudel inimestel on see lihas nii valus, et ei saa teha ei esimest ega teist harjutust. Sellisel juhul tee seda 3. harjutust. Ja 3. harjutust teed sa lamades. Aga pane kõigepealt tähele. Istu voodile või kuhugi, kus sul on mugav lamada ja üles tõusta. Ja kujuta ette järgmist. Kui valu, mida sa tunned, on paremal pool, siis heida pikali nii, et valu pool jääks üles poole. Et siis, kui mul on valu paremal pool, siis ma heidan vasakule küljele. Ja siin teed sa järgmist. Heidad külili, ristad ja põimid sõrmed. Nii, asetad käed paremale rinnale ja lased käe raskusel keha pöörata, just kui tahaksid rindkere tagasi lakke pöörata. Liigu aeglaselt ainult nii kaugele, kui sul on mugav. Kui jõuad piirini, kus tunned venitust, tunned, et venitad nime nelinurkset lihast, aga see ei põhjusta valu. Sa jääd sellesse asendisse 3 minutiks, hingates väga rahulikult, lõdvestunult, tehes aeglasi ja sügavaid hingetõmbeid, eriti kui hingad välja. Sa aitad sellega venitada ja lõdvestada nimme nelinurkset lihast. Nii et lihtsalt püsi siin, naudi ja tunne lõõgastust. Ja ma tahan sulle rääkida 2 harjumusest, mida sa võid teha ja mis võivad põhjustada selle pinge kogunemist nimme nelinurksesse lihasesse. Esiteks, kui sa istud ristijalgadega, näiteks kui sul on valu paremal pool, siis sinu parem lihas kogub pinget. Pane tähele, kas sa istudes ei pane paremat jalga üle vasaku. Või siis paljud mehed teevad nii, et panevad rahakoti, mõnikord väga suure rahakoti, tagataskusse. Ja siis on see, nagu istuksid padja peal. Sinu vaagen jääb alati viltu.
Ja mis siis juhtub, et kaitsta selgroogu, see pool, mis on kõrgemal, sellel lihas hakkab rohkem pingesse minema, rohkem kokku tõmbuma. Anna mulle kommentaarides teada, kas need harjutused aitasid sind? Kas need aitasid sind? Kas sa õppisid midagi uut? Tänan mind! Kui vajutad allpool meeldib nuppu, aitab see sind, teisi inimesi ja meie kanalil kasvada. Ja ma ütlen, et see kanal on meie oma, sest ma tahan, et sa jagaksid neid nõuandeid ja kõiki selle kanali nõuandeid. Jaga seda WhatsAppi gruppides neile, kel valutab ja saada see kellelegi, kellest tead, et tal on see valu. Ma jätan siia üles video, kus ma räägin teisest lihasest, mis on suuresti vastutav seljavalu ja puusavalu eest. Lihtsalt klõpsa ja vaata ning siin all on terve esitusloend puusavalust, mida saad järjest vaadata. Kui video on seal, võib see aidata neid, kellel on puusavalu. Mina lõpetan praegu. Suur kallistus ja järgmise korrani!